Hea juhataja, lugupeetud riigikontrolör ja vähesed kolleegid. Kohe saabub südaöö. Ja see, mida Toomas Kivimägi meile lubas siin esmaspäeval, et olge rahulikud, mina tean, lõpetame varakult. Kus sa, Toomas, oled nüüd? Magad praegu või? Aga see selleks. Nii et vabandan taas, väga piinlik, et minu meelest aasta üks kõige olulisemaid sündmusi siin Riigikogus on, kui riigikontrolör saabub siia rääkima olukorrast riigis. Ja nüüd lükatada, kuigi jah, Janar on tõesti reibas ja tõesti ei ole probleemi ka õhtul tulla välja siia või öösel, aga see on sügavalt alandav. Nii olulise institutsiooni, president tahaks tulla ka rääkima, võiks lükatada ka ööhakule, las tuleb, räägib sinna. Ega Alar on ka, ei lähe nii vara magama. Aga see ei ole soliidne. Aga see selleks. Aasta kõige olulisem ettekanne nii-öelda keskööl või enne seda. Kus me tegelikult oleme? Me oleme tegelikult totaalselt võõrandunud. Usalduskriis on maksimaalne, mis olla saab. Ei usaldata mitte ainult oma naabrimeest, eksperte, meediat, poliitikuid loomulikult mitte. Ja selles olukorras me oleme reaalselt. Riigikontrolör on öelnud, et ebarealistlikud arengukavad viivad ka võõrandumisele. Ma olen sellega täiesti nõus. Need paralleelreaalsused, paralleelmaailmad, need arengukavad, see ei ole realistlikud tihti. Need viivad samuti võõrandumisele. Ja riigikontrolör on öelnud, et transpordi ja liikuvusvaldkonnas on need asjad ühed kõige paremad näited. Ma ei hakka kordama siin, mida siin raamatus on suurepäraselt üles loetud, need 300 miljonit on puudu, et põhivõrgu teed korda teha. Palju meil on siin? 353 kilomeetrit neid on, aga 130 on vastavalt nõuetele olemas. 300 miljonit puudu. 145 miljonit tolmuvabaks, nende kruusateede tegemine. Rail Balticust ei hakka rääkimagi, mis siin on. Täna hommikul oli meil fraktsioonis kohtumine Euroopa Liidu järgmise eelarvekava, selle 6,7 miljardi jagamise võimaluste ja Rail Baltic oli see loomulikult üks olulisemaid teemasid. Et kust me saaksime kraapida sealt veel raha kokku. Jah, et lätlased on veel mökumad, eriti sinnapoole, kui meie poole peaks raudteed ehitama. Meie leedulased oleme enam-vähem nii midagi liigutanud. Ja neid näited ei hakka, neid arve siin lugema ette. Et liiklussurmad, teede olukord, rööbaste tekkimise, need indeksid, mis siin on, inimesed oskavad mõõta ja öelda, mis asjad need on, rööpad on nagu sügavamaks läinud. Aga need on kõik sellised detailid. Ja kui praegu jutt on transpordist, aga Andres Metsoja ütles õigesti, et tegelikult elu on ilus. Ja võib-olla nagu ka Jürgen Ligi armastab öelda, et elu on nii head elu pole kunagi varem olnud, aga paljud, kellel on raskusi kuu lõpul toidu muretsemisega, nad ei ole sellega nõus, või puudega inimesed, mida mul on rääkinud vanaprouad, mida Helmen ja täna tuletas ka meelde, puude toetus tõusis 3 tikudoosi jagu, 15 senti. Kujutage ette, 15 senti Eesti riik andis puudega inimestele
sel aastal juurde puudetoetust. 15 senti, see on naeruväärne, piinlik ja nii edasi. Nii et tegelikult elu Eestis on ilus, loodus on ilus, palju tarku inimesi on, aga uskumatult palju lolle asju tehakse. Ja mida soovite lisaaega? Jah, paar minutit. 2 minutit lisaks. 3. Ja mida ma tahtsin öelda, et no tegelikult on enamik asju juba siin ära öeldud, et miks juhtub riigis, kus on palju tarku inimesi, nii palju lollusi tehakse. No ei jõua rääkida minu lemmikust ja Aivari lemmikust eelarvest, tegevuspõhisest eelarvest. Noh, see on, ma arvan, kunagi peaks kirjutama sellest korralikku sellist raamatu, ma olen hakanud kirjutama ka selle, noh, kõik need mõõdikute maailmad ja selline, noh, siga ka ei söö, maal öeldakse selle kohta. Ja natukene nagu liigub sinnapoole, kus peaks olema, aga see, mis on soomlastel, palju siin Soomes on üle lahe, või Eesti eelmise vabariigi ajal, need näited, mis on minulgi raamaturiiulis, mida Riigikontroll on kinkinud mulle ka. Saab aru, kust raha tuleb, kuhu läheb, ja see muudas ka meie töö lihtsamaks. Järgmine nädal teine lugemine, noh. Kus sa võtad? See on täitsa kasutu dokument, suur paks kapsas, eks ju, kus on palju igasuguseid isetäituvaid ja muid asju, nii mõõdikud ja kõike muud, aga seda kasutada on praktiliselt võimatu. Kus sa võtad raha, noh? Väga raske, no Aivar leitis seal natuke üles ja Mart Võrklaev ka natukene siit ja sealt, aga ja see ongi see reaalsus, võõrandumine ja ilus riik, kus on palju tarku inimesi, aga väga palju lolle otsuseid ja ma tunnistan ka ausalt, et meie käes peaks võim olema, aga tegelikult me oleme laisad, lodevad, tihti mugavad, aga ei tohiks olla. Ja valitsus siis ütleb, kuidas asjad lood on, milline on eelarve ja sööge või närige muru, ja rong läheb edasi. Nii ei tohiks olla. Aga veel kord vabandust, juba on hommikutunnid, aga meil und vähemalt ei ole. Aitäh!